Okei, see eelmine kord oli niimoodi, et ma ise olen alati kuulanud läbi Spotify ja siis pärast seda salvestust selgus, et tegelikult on video ka. Jah, YouTube'is. Ma ei julgenud seda videot vaadata, sest ma üldse ei arvestanud sellega, et seal võib-olla salvestab. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 282. episood, korralik keele väänamine on juba, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga stuudios taas meie külalissaatejuht Erik Jõgi. Täna hakkame Algorütmi panka ehitama. Mõtlesin, et mis seal ikka keerulist on, et podcast meil juba on, et võtame siis tuumast paar komponenti alla ja paneme siis panga ka käima. Igaks juhuks oleme endale külla kutsunud ka Inbanki toote- ja tehnoloogiajuhi ja XYZ arendusjuhi Erik Kaju, kes siis võib-olla aitab natukene mõningaid tehnilisi detaile siledaks lihvida. Tere tulemast, Erik! Tere! Proovin abiks olla, vaatame, kuidas läheb. Ja, võtakski nagu tänase episoodi eesmärgiks selle, et räägiks siis just nimelt juppidest, mida nagu panga jaoks lahendada vaja on. Lisaks sellele, mida siis riiulist nagu otse võtta saab. Et asjad, mis võib-olla pisut tavasilmale varjatumaks jäävad. Nii, aga Erik, kust sa alustada tahad? Et kuidas sul nagu tunne on, et kui ma selle teema sulle püstitasin, et mis sul nagu esimesena pähe tuli, et mille ma ära unustasin? Mulle tundus väga äge teemapüstitus, Algorütmi pank kõlab vingelt, et teadsin, et tõenäoliselt tuleb tore ja huvitav arutelu, aga võib-olla esimene siuke intuitiivne küsimus, mis tekkis on, et kuidas me kujutame ette meie seda panka, mis me hakkaksime siin ehitama, et kus ta opereerib, kui suur ta on, mis riikides ja mis teeb tast nagu panga, et võib-olla on nagu peas ka mingid konkreetsed pangateenused, mis me hakkaks ehitama. Aga äkki me tahame teha progejate panka, et kõigi maade progejatele on siukene eriti hea ja mõnusa UX-iga pank, mida saab ka command line interface'ist juhtida näiteks. Väga hea, progejatel on raha ka palju, nii et võiks olla hea. Et kindlasti sihiks nagu seda, et võiks olla globaalne pank, mitte ainult siis Eesti pank, et sihime kaugemale ja võib-olla siis midagi hästi modernset, et mitte nagu pangakontorit meil tõenäoliselt ei ole, aga küll on neid pankasid, mis on ainult nagu äppides. Võtame või ma ei tea, Revoluti või mis on N28 on ju. Bot. Ma arvan, et see kommertslik edukus on ka päris oluline, et kui me räägime nagu pankade loomisest, siis aastas luuakse maailmas umbes 50-100 panga vahel. Paljud neist tegelikult ei jää püsima ja kui me räägime Neo ja Challenger pankadest, Neo on tavaliselt siuke, mis on täiesti digitaalne, et ainult äpi kujul olemas ja Challenger on siis kuskil nagu sellist nagu vahepealset traditsioonilise ja neopanga vahel, et tegelikult umbes 1/20 on kasumlik pärast nagu 1-2-3 aastat, nii et me peame siis arvestama, et see on selline statistiliselt nagu loss-making business, et päris ohtlik territoorium, kus olla, nagu ka kogu fintech tegelikult, et ma hiljuti lugesin ühte McKinsey reporti, et üldse umbes 3/4 fintech ettevõtetest on kahjumlikud. Miks nad teevad seda üldse? Et Wise on ju ometi kasumlik, aga nemad vist ei ole pank, on ju? Ja ma seda nagu päris viimast staatust ei teagi, et kas mõni pangalitsents on kuskil ka olnud vajalik ja võib-olla tehtigi vahepeal ära, aga väga pikalt oli filosoofia, et peame tegema pangaga konkureerivaid teenuseid, aga ei tohi olla pank, ei tohi olla ka pangalitsents, et saab ka teistmoodi. No kui sa ütled, et 3/4 on kahjumlikud, et see on vist tegelikult, minu meelest startupidest üldiselt oli nii, et 90 lähevad nagu veega alla, et siis 3/4, et veerand on nagu, see on ikkagi palju parem äri, siis järelikult kui startupi hakkad tegema, siis hakka fintechi, et muud on nagu veel hullemad siis järelikult. No see on väga optimistlik mõtlemine, võib mõelda ka nii. Me siin Algorütmis olemegi väga optimistlikud, et positiivselt vaatame. Aga kui nüüd nende komponentide juurde tulla, et globaalne kasumlik siis võiks olla, et kui tahta selles ühes veerandis olla,
siis mis asju meil vaja on nagu selle jaoks, et ühte panka püsti panna ja kui sa küsisid nende toodete kohta ka, noh, ütleme siis ikkagi see maksekaart võiks olla, raha saab sisse-välja majandada, laene võiks ka näiteks pakkuda, võiks olla päris huvitav teenus, midagi veel, ma ei teagi päris, et mis on need võib-olla nišikamad teenused, mida pangad täna pakuvad. Või mis teeb ühest asjast panga üldse, miks ma tahan või mitte tahan olla pank? Jah, hakkame siis võib-olla sealt, et äkki me ei peaks ka algoritmi panka tegema, äkki peaks hoopis mingi algoritmi pangakaart piisab äkki, maksekaart. Just. Jaa, see on kindlasti veidike lihtsam tee. Pangalitsentsi ei ole siis vaja, et siis saab mingisuguse elektroonilise raha litsentsiga hakkama ja kaartide väljastamist litsenseerib tegelikult kaardiprogramm, ehk siis litsentsi peab põhimõtteliselt kas otse või läbi mingite vahendajate saama Visalt või Mastercardilt, oleneb kellelt nagu parema diili saame. Aga jällegi, ma arvan, et peab kommertslikult mõtlema, et kaardiprogrammide probleem on see, et seal on väga vähe võimalusi tegelikult teenida raha ja kaardiskeemile ehk siis Visale või Mastercardile peab tegelikult maksma iga tehingu pealt ja vähemalt Euroopa Liidus siis kaardi väljastaja teenib selle interchange fee pealt, mis on siis umbes 0,2 kuni 0,3% vahemikus iga transaktsiooni kohta, et seda on kole vähe ja statistiliselt tegelikult jällegi kaardiäri nagu iseseisvana on tavaliselt ka loss making ja siis müüakse mingisuguseid muid teenuseid juurde, et siis tegelikult hakata raha teenima ja siis pankadel tihti see ongi tegelikult kulurida ja raha siis teenitakse millegi muuga. Priit tõi välja laenud, et kindlasti on see üks suundasid, millega on juba võimalik hakata siis tegelikult seda kasumlikkust genereerima. Ja tegelikult, et kui me räägime nendest neopankadest, kellel on raske, et siis mina olen näinudki sellist patternit, et valitakse siis seda kasutaja mugavust. Eerik tõi välja, et võib-olla inseneridel oleks siis läbi command line'i interface, vaatame, kas see teete või mitte. Noored inimesed ja siis näiteks üritavad lahendada, maksete tegemise kogemust. Probleem on siin selles, et user friendliness, young people ja payments tegelikult, et kõiges selles on nagu madalad marginaalid, et väga-väga raske on nagu elus püsida. Ja ma ei taha kõlada nagu väga negatiivse inimesena, aga ma loodan ka, et me siin mõtleme välja mingisuguse mudeli, mis päriselt ka toimib. Sest tehniliselt on valmis ehitada võimalik, et väga palju tehakse, lihtsalt väga paljudel ei lähe see lõpuks nii edukalt äriliselt. Ma ju kujutan ette, kuidas ma saaks öelda bank commit ja siis raha nagu kontole kanda selle käsuga ja check-out'iga võtta välja. Suht cool oleks. Nii, aga okei, ütleme, et meil on nagu laenutoode, selle laenutoote taga on tõenäoliselt mingi mikroteenus, mulle tundub, et selle mikroteenuse ma saan ka tuuma käest osta, et neil on ilmselt nagu mingisugune valmis klots olemas, aga mulle tundub, et niisama lihtne see ei ole, et siis ma hakkan nagu raha välja andma, ilmselt peab mingi raha kuskil olema, selleks, et seda välja anda. Aga sellega tekib tõenäoliselt, mul on selline tunne nagu kohustusi isegi siis, kui mul ei ole pangalitsentsi. No üleüldse selle jaoks, et raha välja laenata ja siis kuidagi institutsionaalselt sellega tegeleda, et selleks on ikka mõnda litsentsi vaja, lihtsalt pangalitsents on kallim, aga jällegi annab mingisugust paindlikkust ja aitab siis seda kapitalikulu alla viia. Aga on olemas ka nagu erinevad muud nagu laenamise litsentsid, et kõik ettevõtted, kes pakuvad kas nagu tarbija või ärilaenusid, et ei ole ju tegelikult pangad, et päris palju on muud sorti ettevõtteid ja nende jaoks on omad raamistikud olemas. Et siis alguses me peame valima siis mingisuguse jurisdiktsiooni, kus me siis registreerume ja siis saame selle litsentsi ja vähemalt Euroopa Liidus siis võib-olla ka üks vähe on, et pangad saavad, ma ei teagi, mis eesti keele termin on, aga nagu passportida oma litsentsi muudesse Euroopa Liidu riikidesse. Tavaliselt siis need laenuettevõtete, need lihtsamad litsentsid, et neid ikkagi igas riigis peab nagu taotlema
from scratch, nullist. Ehk kuigi on Euroopa Liit, kus on, mis see oli siis kaupade ja tööjõu ja mille veel vaba liikumine, siis nagu tegelikult finantsäris see nii ei ole, et seal on oluliselt kitsam see piir ja. Mulle tundub küll, et tegelikult ma ei tea, ise olen päris pikaaegse maksete valdkonna nagu kogemusega, et on alati küll tundunud, et kuigi jällegi jah, Euroopa Liidus muidugi asjad on lihtsamalt, aga minu arusaam on olnud jah, et krediidiäris tegelikult nagu ikkagi nii lihtne ei ole, et kui sa ei ole pank, et siis see teekond uutele turgudele on mõnevõrra keerukam. Et kui me tahame siit Poola progejatele laenu andma hakata, siis me peame ka Poola turul kuidagi ennast arvele võtma või? Ma usun küll, jällegi natuke nagu tunnen end diletandina, aga ma arvan küll, jah. Okei, tundub, et me peame ka juristi palkama sellesse meie algoritmi panka. Aga lähme võib-olla mõne tehnilisema komponendi juurde, kus ennast mugavamalt tunned, et näiteks mina olen enda jaoks selgeks saanud, et sanktsioonid on üks selline põnev teema, mis pankade jaoks on kohati nagu peavalu ja kui me ka algoritmi pangas tahame näiteks laenu hakata andma, siis tõenäoliselt mingid sanktsioonid ikka hakkavad kehtima, et päris igale ühele ei tohi seda laenu anda. Et kas sa oskad rääkida, kuidas see maailm nagu töötab, et kuskil on üks API, eks ole, teen sinna päringu, saan sanktsioonide listi ja siis hakkan kehtestama või päris nii lihtne ei ole? Tegelikult on, ma arvan, lihtne, et on pankade jaoks tõesti, nagu sa tõid välja tuuma ja päris palju on nagu erinevaid teenuseid, kus sa siis kas saad otse tehnoloogiat või saad siis tegelikult tehnoloogiat koos sisse ehitatud operatsioonilise teenusega. Et kõik põhimõtteliselt nagu valdkonnad krediidist kuni siis AML ja erinevate nagu screening teenusteni on turul olemas. On olemas ka Eesti fintech ettevõtted, kes nagu lahendavad neid probleeme. Et tehnilises mõttes jah, et kui ise ei taha ehitada, siis minna näiteks mingites küsimustes salvi juurde ja siis kasutada nende appisid ja siis regulaatori eest tuleb täita erinevaid küsimustikke ja tõestada, et sul on olemas mingisugune protsess, mille järgi sa töötad ja siis kasutad mingist kolmandaid nagu osapooli selle nagu ära tegemiseks. No, et näiteks see sama sanktsioonide näide, et see, millest sa räägid, on kasutada nii-öelda erinevaid teenusepakkujaid siis, kes neid sanktsioonide nimekirju koostavad ja haldavad ja siis mulle nii-öelda läbi standardse API nagu teevad, aga see mulle tundub, et maksab raha, et tahaks nagu ikkagi ise teha, et kuidagi kalliks läheb alguses. Jaa, aga mõlemad on võimalikud, sellepärast et ma ise olen olnud ka selles rollis pigem sellistes ettevõtetes, kes ehitavad pea kõik ise ja väga vähe kasutatakse nagu mingisugused väliseid tükke või on siis see strateegia, et alguses kasutad välistükki ja siis mõne aja pärast tegelikult ehitad endale samasuguse ja siis näiteks treenid mingisugust oma masinat selle jaoks, et ta töötaks nagu sama hästi kui see väline toode, mille eest sa nagu ekstra peale maksad. Aga ma olen teinud ka mingit tehnilist due diligence'i mingisugustele finantsettevõtetele, kellel praktiliselt kõik on tegelikult off-shelf ja Priit tõi alguses välja selle N26, tegelikult kui N26 tuli turule, et siis nende enda ehitatud kiht oli hästi-hästi väike. Nad kasutasid peale. Põhimõtteliselt küll, et nad kasutasid Mambut, ma ei mäleta, seal oli mingi kaardiprotsessor, põhimõtteliselt mingisugune komplekt erinevaid teenusepakkujaid ja oligi pangalaadne toode püsti. Sest miks ma selle sanktsioonide asja nagu välja tõin? Ma olen aru saanud, et see on, et ühelt poolt neid kehtestavad riigid, et neil muidugi on seda sanktsioonide listi nagu vaja saata paljudele pankadele, kes iganes siis nende piirkonnas tegutsevad ja vahel see saatmine, see tähendab, et on mingi XML fail, mis poetatakse kuskil FTP serverisse, kuhu siis need pangad nagu ligi saavad, on ju. Ja kui ma olen pank, kes tegutseb nagu mitmes piirkonnas, mitmes regioonis, et siis neid erinevaid kastikesi, kust neid imelikke XML-faile nagu võtmas käia on nagu võib-olla nagu päris palju. No kui me räägime võib-olla rohkem sellist tehnilisemat ja arhitektuursemat juttu, et tundub, et see jutt nagu liigub sinna, et kui me ehitame nagu screenimise mootori ise, siis me tõenäoliselt üritame seda turgude ja nagu erinevate jurisdiktsioonide kihti
võimalikult eraldi oma nagu põhilisest nagu loogikast hoida ja ehitada siis vahele mingisugune kiht, mis siis tõlkib neid regionaalseid omapärasid ja nagu formaate meie enda algoritmi panga mingisugusesse nagu geneerilisse formaati ja siis ma ütleks, et tõenäoliselt see nagu screening implementatsioon meil kõikides riikides oleks erinev ja võib-olla meil oleksid siis kas mingisugused mikroteenused vahel, mis siis oleks integreeritud erinevate nagu registrite ja erinevate regulatoorsete osapooltega kõikides riikides. Et me kindlasti ei hakkaks ehitama, vähemalt ma arvan nagu minuga pundis ja ma arvan ka teiega niimoodi, et mingisuguste konkreetsete riikide spetsiifika nagu poeks meil nagu kuskile äriloogika nagu vahele. Et ma arvan nagu arhitektuuri mõttes tegelikult seda nagu regionaalset erinevust on üsna lihtne nagu välja lõigata, sellepärast et screenimise protsess ise on üsna geneeriline, et sul on nimekirjad, sul on mingisugused validatsioonid ja siis nad jooksevad erinevates riikides üsna sarnaselt. Aga need integratsioonid seal taga on nagu kõikides riikides täiesti erinevad. Et ma saan aru, et siin see screenimise protsess ei sisalda ainult siis sanktsioone, et seal on tegelikult ka nagu rohkem asju, et kui... jah, seal on mingisugused politically exposed persons checkid ja erinevate tüüpi checkid, aga see on juba, ütleme, et spetsiifika, et siin see inimeste valideerimine on sarnane, aga pangalaadsel ettevõttel on ka erinevaid muid raporteerimise nagu nõudeid, mis on üsna automatiseeritavad tegelikult, et kõik, ütleme, et kui me väljastame laenu, krediiti, et siis kõikides riikides erinevatele osapooltele, kellelt me võtame sisendid selle jaoks, et arvutada riskiskoori kasutajatele, siis me peame raporteerima midagi tagasi, et see alati on nagu kahepoolne, et üks kasutab siis andmeid, et oma mudeli abil manageerida riski ja tõenäoliselt väljastada nagu laenu, mis ei lähe hapuks ja siis vastu peab andma igasugust erinevat sorti standardiseeritud kujul statistikat oma laenuportfelli kohta, selle kohta, kuidas läheb, kus läheb hästi, kus ei lähe hästi. Ja seal minu kogemus tegelikult, et see ei ole nii keeruline, et kõige nagu võib-olla hullem riik, mis ma olen näinud, on Leedu, kus me pidime integreerima 12 erineva registriga, ehk siis raporteerima nendele üsna automatiseeritud kujul, et ega inimene käsitsi seal midagi ei tee, aga ühe registri integreerimine tegelikult on pooleteisele arendajale umbes nagu 2-4 nädalat tööd, et see pool tegelikult nagu ei ole nii suur. Aga see on siis see nagu automaatne pool, et mida põhimõtteliselt masin teeb 24/7, iga nädal koostab mingisuguseid raporteid, et seal on need formaadid ette antud. Lisaks sellele on siis kogu see muu regulatsioon, kus siis kas Finantsinspektsioon või kuskil riikides keskpank käib ja küsib hästi palju küsimustikke, et seal tõesti on vaja inimesi, kes seda teevad. Et seal nagu ei pääse sellest inimtiimist, et peaks AI vastama äkki? Ma arvan, et selles suunas kindlasti liigub, et lõpuks ongi niimoodi, et regulaatori ja panga vahel on siis AI agendid, kes omavahel nagu vahetavad infot, aga enne kui me sinna jõuame, et siis jah, seal on ikkagi päris palju manuaalset protsessi, mitte ainult sellepärast, et täisautomaatikaga tõenäoliselt regulaatoril kaoks ära mõte, sellepärast, et nad peavad ikkagi midagi nagu uut ja mingisugust üllatusmomenti iga aasta kogu aeg sisse tooma, et ma mõtlen viimase aasta pooleteise peale, et tulevadki täiesti uued mingisugused küsimustikud, mida kunagi varem pole olnud ja kuna nad on täiesti uued, et siis ei ole võimalik automatiseerida, et siin on olemas näiteks seesama AI usage questionnaire, mis tuli Eesti Finantsinspektsioonilt, uus asi. Ja siis on nagu ikkagi nagu rida uusi, et regulaator ka paigal ei püsi ja kogu aeg nagu lisab midagi uut, et siin ongi vaja inimeste tööd. Et ühesõnaga algoritmi panga jaoks tuleb ikka üks raporteerimise tiim ka kokku panna, kes siis hakkab nendele küsimustele vastama. Jah, kui me teeme panka, siis jah, ja kui me teeme lihtsalt ka mingit e-money litsentsil põhinevat makseäri, siis tõenäoliselt samamoodi, et see
compliance nagu ja reporting, et see on nagu suur osa sellest ärist. Kui suur see tehnoloogiatiim teil on, kes selle poolega tegeleb, et võrreldes ülejäänuga, et pigem nagu jah, mitte inimeste arv, vaid proportsioon nagu ülejäänuste? Kunagi jällegi arhitektuurne küsimus, et kuidas seda implementeerida, eriti kõike seda, mida oleks võimalik raporteerida kas automaatselt või täisautomaatselt, et kui me räägime nagu engineeringust, et siis me lõpuks jõudsime sinna, et meil on olemas nagu dedicated nii-öelda external reporting tiim ja nemad tegelikult ehitavad seda kogu ettevõttele taaskasutatavat mootorit, et kui sul tuleb vajadus raporteerida välisele osapoolele, siis siin on sulle guide, siin on nagu step by step guide, kuidas luua nagu uus raport, siin on olemas rida mingis funktsionaalsuseid, et kuidas erinevates formaatidesse kokku panna, kuidas saata see välja läbi erinevate protokollide, et me üritame seda siis demokratiseerida ettevõtte sees, et kui ettevõte nagu kasvab erinevatesse uutesse nagu riikidesse, lisab erinevaid tooteid, regulatsiooni nagu hulk ka kuidagi nagu tõuseb ajas, et siis saaks hajutada seda efforti üle kogu organisatsiooni. Nii et nagu üks vastus on selline, et meil võib-olla kõik insenerid potentsiaalselt võivad sellega kokku puutuda, kui nad ehitavad mingit funktsionaalsust, millega kaasneb siis mingi spetsiifiline raporteerimise nagu vajadus. Aga kui ma mõtlen nagu mineviku peale, siis võib-olla 3% ettevõttest on nagu tiimid, kes konkreetselt on nagu pidanud näiteks mingisuguseid raporteid ise nagu ära implementeerima, et oma featuure ja funktsionaalsust ellu viia. Päris suur hulk. Kui sa ütled, et teil need kõik arendajad hakkavad seda tegema, siis mul tekkis nagu, et uus mõõde mõistele full stack arendaja. Et kui muidu oli, et ehitad UI-d ja back-endi ja nüüd teed veel seda nii-öelda raporteerimist või analüütikat ka ise, et väga õige tegelikult, et jah, kui sa nagu teed ühe mehe panka, siis sa peadki kõike seda ise tegema nagu tegelikult, jah. Ma ei mäleta, kellega me rääkisime sellest käis läbi mõte, et ka selline nagu legal compliance peaks olema selle arendaja oskuste pagasis, vähemalt nagu mingil tasemel. Sa pead nagu aru saama sellest, et mida sa tohid teha ja mida sa ei tohi ja väga sageli aastaid tagasi see unustati täiesti ära, et ka kõige lihtsamad asjad, isikuandmete logimine näiteks on ju, hästi hea lihtne oli, kui sa logisid need asjad maha on ju. Aga selle peale nüüd peab hakkama üha rohkem mõtlema kui kunagi varem. Aga siin sa mainisid seda Leedu 12 integratsiooni, et kui ma kuulen juba 12 erinevat registrit, on ju, kui ma sellist asja kuulen, siis mul läheb nagu ihukarvatavused püsti, et iga kuu tõenäoliselt keegi teeb oma selle otspunktise ringi või andmeformaadi ringi ja võib-olla mitte iga kuu, aga kui me oleme globaalne pank, et siis meil ei ole 12 Leedu registrit, aga meil on võib-olla nagu 30 registrit nagu kokku nagu erinevates riikides, siis tundub, et seal nagu muudetakse ikka neid asju ja kas kõik siis nagu usinalt teatavad ette, et me nüüd hakkame uut tarnet tegema, mis muudab seda API-t või andmestikku, mis te tagasi saate või läheb asju katki ka? See oleneb ka sellest võib-olla, kuidas ettevõte on üles ehitatud ressurssi mõttes. Keegi peab seda, kui probleemi püstitus on väga õige, ma olen seda ka 100% nõus, aga siis sellel valdkonnal peab ettevõtte sees olema siis ka omanik ja näiteks ka tehniline tiim, kes tegelikult nagu toote tehniline tiim, kes saab seda sisendit registritelt näiteks ja üldjuhul ikkagi üllatusi seal ei tule, et nad hoolitsevad ka selle eest, et kui neil tulevad mingisugused muutused formaadis, uued standardid, millele nad üle lähevad, et siis ikkagi üsna enneaegselt antakse kuid ette teada, et siis on võimalik reageerida. Ja meil on olemas Inbankis Risk Integrations tiim, kes siis tegelikult integreerib riske või? Ütleme, et meil see raporteerimise nõuded on eelkõige seotud siis meie nagu riskimasinaga, mis siis mudelite abil otsustab iga transaktsiooni puhul riski, et põhiline nagu väline raporteerimise vajadus on just seal, et sellepärast on selle nagu riski nime nagu külge saanud, aga nemad
põhimõtteliselt integreerivad kõikide nende registritega ja mõlemat poolt, nii seda sisendinfo saamist registritest kui ka nagu tagasi raporteerimist. Nii et inimesed on seal olemas, seal tiimis on 6 inimest ja niimoodi nad kogu aeg toimetavad, teevad midagi paremaks, lisavad uusi asju. Jälle nagu tähendab, et on vaja lisaressurssi, kes hakkaks jälgima seda, et integratsioonid katki ei läheks. Või kui läheb katki, et siis kohe kiiresti midagi ära parandada. Ikka. Ja tegelikult muidugi registrite poolt on ka üsna ranged nõuded, et eks sa pead kogu aeg, sul peab olema hea uptime, ja sa ei tohi raportitega ka hiljaks jääda. Muidu on kohe võimalik ka trahvida. Nii, asi, millest ma veel tahaks, või Erik, mis sa tahtsid küsida selle teema kohta äkki? Ma ei oska öelda, kas see täpselt selle teema kohta on, aga mõtlesin niipidi, et nüüd kui sa seda panka ehitad, pank vaikselt kasvab, kuidas pidi sina trendi näed, et kas te üha rohkem asju pigem teete ise või üha rohkem asju otsustate, et ostame veel selle sisse, et kumba pidi see suund läheb? No Inbankis me võib-olla olemegi omamoodi, et me oleme teinud kõike ise ja paljud nagu sisemised protsessid on olnud ka mitte nii tavapärased võrreldes traditsiooniliste pankadega. Ja tuleb ka võib-olla mainida seda, et Inbank ei ole ka päris traditsiooniline pank, et meil ei ole pangakaarti, meil ei ole pangakontosid, inimesed ei saa nagu raha saata, aga jällegi me ehitame väga palju finantstehnoloogiat, mida ma ei tea, tuhanded teised ärid kasutavad ja erinevad nagu pangad erinevates riikides kasutavad ja tulevikus näeme ette, et nagu veel rohkem pankasid, ka täitsa väliseid pankasid hakkavad nagu meid kasutama, et jah, et meil kuidagi see fookus on olnud üsna kitsas mingitele kitsastele probleemidele ja valdkondadele nagu panganduse sees. Ja Inbank on tegelikult valinud endale kõige kõrgema marginaaliga nagu ärisuuna üldse nagu kogu panganduses, mis on retail and consumer financing. Põhimõtteliselt nagu tarbija laenude valdkond, kus lõpptarbija on siis eraisik. Aga nüüd, kas see tuleb nagu suuresti sellest, et Inbank ongi nii spetsiifiline, et siis on mõistlik kõike seda sama ise ehitada, et ma kuidagi, ma näen nagu seda trendi mõlemat pidi, et see ongi nagu huvitav, et ma näen neid pankasid, kes kasvades otsustavad, et nad hakkavad mingeid SaaS-i juppe kasutama, sellepärast, et nii on lihtsam, nii saab kiiremini või mingisuguse turvalisema lahenduse, et nad saavad mingi vastutuse põhimõtteliselt ära delegeerida. Ma ei tea, kui me võtame mingi identity verification asjad, mis on väga spetsiifilised ja nagu süvatehnoloogilised ka, et kuidas seda liveness checki nagu seal teha, selle isikutuvastuse protsessi juures, et siis see pigem nagu antakse välja mingitel põhjustel, mingitel põhjustel ongi need, et keegi ei taha seda ise teha, see on liiga nagu deep ja samas mingid teisi asju hakatakse rohkem nagu ise tegema, Kusjuures ma näen vastupidist trendi. Muidugi laiemalt panganduses, ma ei tea, kuidas see on, aga fintechis ikkagi suurimad mängijad kõik väga jõudsalt liiguvad sinna, et platvormiseerida, tootestada oma tehnoloogiat ja kui sa ühe korra oled midagi väga hästi valmis ehitanud, siis tootestada seda teistele äridele ja pakkuda nagu B2B teenusena, et kui ma mõtlen Stripe, Wise oma Wise platvormiga, Revolut hästi palju tegelikult nagu paneb praegu rõhku ka oma tehnoloogia nagu edasimüümisele. Et see meigib nagu väga palju sensi tegelikult, et sul on võimalik nagu vertikaalselt sama tehnoloogilise infrastruktuuri peale nagu sissetuleku nagu allikaid juurde tekitada ja finantsettevõtete jaoks, eriti nagu krediidiäride jaoks, kes on üsna capital heavy, et neil on päris palju kapitali vaja, et suureneda ja laieneda, et tehnoloogia äri võlu on selles tegelikult, et see on capital light, et ühe korra oled ehitanud, et nii hästi, kui sa oma tehnoloogiat suudad nagu müüa ja tuge pakkuda, et nii hästi selle pealt ka teenid. Ja ma mõtlen ka nagu meie LHV peale, et ma saan aru, et nad on
lähedaselt seotud tuumaga, et võib-olla ka mitte alati, et ei ehita endale seda nagu tuumikut, mida sa hakkad nagu välja müüma, et tegelikult on okei ka võib-olla läbi erinevate diilide saada see omaks ja siis ka nagu liikuda edasi osaliselt tehnoloogia äris. Ja eriti kui selliseid disruptive teenusepakkujaid on ka peale tulemas, kes justkui tahaks endale nagu suurt panka hõlma alla saada ja enda tehnoloogiat seal katsetada ja samal ajal nad saavad, samal ajal võib see pank nagu hüvena saada seda, et nad saavad võib-olla rohkem enda soove sinna tootesse sisse viia ja selle pealt mingisuguse täiendava rahavoo võib-olla endale isegi. Et selline koostöömudel rohkem kui nii-öelda, et ma ostan teenust, on ju. Ja no ma usun, et nii mu Wise'i kogemus kui ka nagu Inbankis, et me oma tehnoloogia peale mõtleme niimoodi, et me ehitame kõike justkui nagu B2B platvormina ja siis sa kujutad ette, et su enda äri või su enda pank on su esimene nagu B2B kasutaja ja kui sa juba nagu sellesse punkti oled jõudnud, siis sealt on võimalik seda haaret ka väljapoole laiendada ja siis on küsimus ainult selles, kas su tehnoloogia on tegelikult ka nii hea, et seda keegi teine osta soovib ja siis võib-olla tuleb nagu mängu ka see, kui paljudes riikides sa juba eksisteerid, et mida rohkem nagu riike on vallutatud, seda väärtuslikumaks su platvorm ka muutub, sellepärast et need teised tehnoloogilised, tehnoloogia nagu ostjad, nad tõenäoliselt ka tahavad oma äri kasvatada, et siis nad vaatavad ka sellise pilguga, et kas meil on selle partneri abil võimalik minna kuskile nagu teistesse järgmistesse turgudesse. Nii et kui me teeme algoritmi panga, et siis esimene klient on algoritm ise, kes võtab laenu pangast, siis meil on kohe esimene maksev klient ja ise sööme oma koera toitu ka, et saame teada, mis kogemus seal taga on. Aga kas see natuke sellist huvide konflikti ei tekita, et panga ärihuvi on ikkagi nagu müüa seda finantsteenust, ükskõik laenu või depositi või mida iganes, aga kui sa lähed nagu samal ajal tehnoloogiaturule, et lähed pakkuma võrdselt mingite teiste tehnoloogiaettevõtetega, et seal nagu on natuke ristuvad nagu või vastandikud huvid? Jah, ma arvan, et see on tegelikult igas äris, kus see tehnoloogia pool muutub oma ette nagu platvormi suunaks, et kindlasti see dilemma on sees, aga ma arvan, et nagu nii pangad kui ka muude valdkondade ettevõtted saavad sellega nagu lõpuks nagu kenasti hakkama, et ma ei näe selles ikkagi probleemi. Või siis see on nagu Amazoni mudel, et ühtlasi on pood, aga samal ajal on ka marketplace ja kui mõni marketplace väga hästi toimib, siis võetakse see äri endale pigem nagu, et siis sa tead, kuidas see hästi toimib või mis müüb hästi. Aga kusjuures Amazon, ma arvan, et on suurepärane näide sellest, mitte nii kaua aega tagasi lugesin seda Jeff Bezose eluloo raamatut, et ma arvan, see AWS-i lugu, kuidas nagu läbi sükse nagu engineering nagu juhtide visiooni tegelikult kasvas välja väga arvestatav nagu pilve nagu teenuse äri ja kuidas see tegelikult algaski sellisest visioonist, et aatomite tasemel nagu ehitame seda tehnoloogiat enda jaoks, aga tegelikult nii hästi, et see võiks olla ka eraldiseisev väline äri, et minu jaoks on see olnud nagu väga suur inspiratsioon, et minu arust väga vinge lugu. No see on tehnoloogiasektoris sage nähtus, et küll on neid CI/CD platvorme tekkinud niimoodi, et ettevõtted hakkavad endale midagi ehitama ja siis pärast nagu lasevad selle tootena välja. Et tasub silmas pidada seda igal juhul, kui ise endale midagi ehitama hakkad, et kuule, et aga äkki ühel hetkel loeb seda keegi teine ka, mitte ainult mina või kasutab seda keegi teine, mitte ainult mina. Jah, ja need näiteid on palju, et ma mõtlen näiteks Slack, et väga paljud ettevõtted kasutavad Slacki, aga Slack ei asutatud niimoodi, et teeme nüüd mingisuguse väga vinge platvormi tiimidele, et nad saaksid omavahel suhelda, et see tegelikult oli üks nagu mängustuudio, kes tahtis endale ehitada Skype'i asendust ja siis tekkis Slack või näiteks Shopify, mis on üks väga vinge internetipoodide kokkupanemise toode
tegelikult oli kunagi lumelaudade internetipood, kes siis hakkas nagu oma seda põhja, mis nad ehitasid ise tegelikult tootestama niimoodi, et teised saaksid ka kasutada siis nende seda internetipoe mootorit. Ja lõpuks on nagu nii suur asi, et ma ei tea, ilmselt miljonid erinevad internetipoed nüüd kasutavad seda. Aga ma arvangi, et insenerid mõtlevad sellest ilmselt paremini kui äriinimesed, sellepärast et inseneri jaoks, et kui ta mõtleb nagu mingisuguse teegi või raamistiku nagu kokku panemisele, et sa tegelikult ju süsteemi ehitad alati niimoodi, et kõik oleks taaskasutatav ja oleksid nagu mingid uued use case'id. Mõtlen Eeriku peale, et kunagi me tegime mingit projekti seoses krüptovaluutaga, see oli väga ammu, aga siis olid ka mingisugused tükid, ta saatis mulle mingid teekene, et sa lahendad mingit probleemi, mis on ammu lahendatud, et võta, meil on siin mingi valmis asi, et saad poole kiiremini nagu valmis, et samamoodi, et insenerid, mõtleme nagu gRPC tuli Google'ist või React tuli Facebookist või Airflow tuli Airbnb'st, et põhimõte on sama, et sa ehitasid enda jaoks nagu oma kõhus mingisuguse nii vinge asja, open source isid seda ja siis kogu maailm kasutab. Väga õige. Nii, hästi kuum teema veel nii panganduses kui tegelikult igal pool mujal on endiselt ka GDPR-i tagamiseks vajalikud lahendused on ju. Ja pangas on see eriti oluline, et tuleb kliente ütlema, et tšau paka, nüüd ma lähen ära ja laske kõik mu andmed maha, et mida selleks nagu pangas tegema peab, et kas see on ka pigem sinna toodetesse juba sisse ehitatud asi või peaks ikka nagu midagi silmas pidama, et ka näiteks raporteerimislahendustest need isikuandmed ära kaoksid või et neid seal üldse kunagi ei olekski? No see puudutab rohkem mitte pankasid. Ma arvan, mitte pankadel on võib-olla nende andmete kustutamise juures isegi nagu rangemad nõudmised, sellepärast et pankadel on tehtud rida exceptioneid. Sorry for my English. Erandeid. Ja siin ongi asi selles, et mis puudutab nagu rahaülekandeid ja kõike, mis seondub rahaga, et näiteks finantskuritegude uurimisel tegelikult jõustruktuurid tahaksid ju neid erinevaid, et need uurimised võtavad hästi kaua aega, et ei saa olla niimoodi, et okei, mingi nagu ports aastaid on nagu möödas ja siis pangad kustutavad nagu kõik andmed ära. Ei olegi võimalik tegelikult jälile jõuda, et kuidas üks või teine skeem töötas. Et sellepärast ongi ikkagi tehtud niimoodi, et kui tehingud on toimunud, siis pangad ikkagi hoiavad neid andmeid kauem kui teised ettevõtted. Et siis oleks tegelikult võimalik erinevaid nagu halbu asju tegelikult ära hoida. Aga kui nüüd aeg läheb edasi, andmestruktuurid muutuvad, et kuidas see nagu lahendatakse, et kas sellised ikkagi nagu väga vanad andmed lükatakse kuskile arhiivi ja unustatakse ära, et las nad olla selles formaadis, nagu nad on nii-öelda arhiivi mõttes või üritatakse ikkagi kogu seda ajalugu siis kaasas tarida ja nii-öelda uue struktuuri peale migreerida, kui maailm nende andmete ümber muutub? No kui meie algoritmi pank muutub hästi-hästi suureks, et meil on miljoneid kasutajaid erinevates riikides, et ma arvan, et kui sa ehitad tooteid, et sul on erinevate kasutajate baasidega erinevat tüüpi probleemid, et kui sul on nagu mõnikümmend 1000 kasutajat, et sa ei puutu kokku mingite skaleeruvuse probleemidega, et kui sul on kasutajaid juba miljonites, siis tulevad mängu juba täiesti mingid uued probleemid, et ma arvan, siin muutub üsna ebapraktiliseks, nagu sa ütled, et kõike ikkagi nagu koos hoida, et siis ma arvan, et me istuksime maha, hakkaksime whiteboardima ja mõtleksime, et kuidas me saaksime siis neid vanu andmeid niimoodi mujale parkida, et vajadusel saaks nad kätte, aga et nad ei oleks tegelikult meie süsteemides nagu ees või shardiks kuidagi nagu eemale. Aga see probleem tuleb sisse seal võib-olla, et kui sul on 10+ miljonit, 20-30 miljonit kasutajat, et võib-olla nagu siis hakkad seda üks hetk tajuma. Ja 10+ aastat ka. Ajalugu. Ja mulle tundub, et see on ka selline probleem, millele nii-öelda taskust nagu lahendust võtta ei ole, et siin peabki olema, sa peadki vaatama selle 10+ aasta pärast, et kuhu see kogu see keskkondsüsteem on sattunud või jõudnud.
et kuhu ta on, ma ei tea, arenenud või mis see evolutsiooni hetke ta on jõudnud, et siis hakata mõtlema, kuidas seal seda probleemi lahendada, on ju. Nii, üks asi, mida ma veel pankadega vesteldes olen kuulnud, on ka see teema, et sealsed tehnoloogiajuhid tegelevad audititega niimoodi, et üks lõpeb ja järgmine hakkab. Et vastad nendele küsimustele, siin vahepeal tuli mingisugune Euroopa poolt mingi DORA regulatsioon, mis ei ole see DORA meetrikad, aga siis just nagu panga regulatsioon, mis oli täpselt sama nimega, mis mind küll nagu trippis korralikult ära, kui mingitele koosolekutele mind kutsuti ja siis ma laiutasin, sest ettevõttes öeldi, et ma olen see inimene, kes teab DORAst midagi, aga ma tean nendest DORA meetrikatest midagi. Ja siis äkitselt räägitakse mingist panga regulatsioonist, ma nagu hästi ei pannud pilti kokku kohe alguses, et mis toimub. Et kui hull nagu see asi ikkagi on, et kui hullult sina seda oled näinud, et kas ongi päris nii, et üks audit lõpeb, teine hakkab? Jaa, ma arvan, et suurtematel finantsasutustel umbes nii see ongi, et see on, tundub, et selline 24/7 protsess, mis kunagi ei saa läbi. Ja mul oli täpselt sama lugu, et kui ma Inbankis kuulsin nagu DORA terminit, siis ma tegelikult olin väga excited, et see DevOpsi DORA mulle nagu väga meeldib, et väga südamelähedane teema, et siis, aga siis ma järsku sain aru, et see on nagu midagi muud. Aga jaa, et kui ma vaatan nagu suuremat pilti, et mida DORAga tegelikult üritatakse nagu saavutada, et noh, seal on 4 põhilist suunda, üks on siis riskiraamistik, siis on ütleme, et süsteemide ja äride nagu elus püsimise testimine ja et anda garantii, et kriitilised teenused tegelikult jäävad püsti igas olukorras. Kolmandate osapoolte riskide haldamine ja see on siis see tegelikult nagu kõige uuem tükk seal. Ja minule tundub, et siis üritatakse joonistada kokku üle nagu Euroopa siuke nagu suur pilt, et üldse nagu ära kaardistada, kes on need nagu suured kolmandad osapooled Euroopa pankade jaoks, kes mängivad väga-väga kriitilist rolli. Ma kujutan ette, et AWS või nagu Google Cloud on tõenäoliselt seal nagu kuskil nagu kriitilisuse nimekirjas nagu hästi kõrgel, kuna nad põhimõtteliselt nagu kõikidelt modernsetelt finantsteenustelt nagu tulevad seal nendest raportitest välja. Aga jah, et muidu nagu see eesmärk on hea ju, väga hästi aru saada, mis on su nagu kogu risk ja mis on need nagu väga kriitilised osapooled kogu nagu finantssektori jaoks. Aga jaa, et ma ei kujuta ette, et just kui nagu seda regulatsiooni tuleks nagu ainult juurde, et kuskil peab tulema ka mingisugune siuke nagu optimaalne lagi ette. Aga praegu ma arvan, et kõik saavad hakkama, et võtame selle DORA, et võib-olla üks suur oluline peatükk tuleb nagu per aasta juurde, et on nagu piisavalt aega, et sellega kohaneda ja siis valmis olla millekski järgmiseks. See ei ole nagu teema, mille jaoks oleks, ma ei tea, pankades mingid eraldi tiimid olemas või et sellega tegelevad, ongi siuke operational juhid, et tehnoloogiajuht seal mingid juristid asjad vaatavad peale ja ütlevad, et mida nüüd vaja siis, milline raport on vaja juurde teha võib-olla, et olla nagu compliance selle asjaga? Ei, suurtes finantsasutustes on ikkagi dedicated tiimid ja mitme kaitseliini põhimõte, et on olemas compliance tiim, kus on võib-olla vähem insenerid ja rohkem kui sellised nagu pool juristid, compliance inimesed ja siis tavaliselt komplektis on olemas ka siuke nagu tehniline teine kaitseliin, kes ongi nagu compliance tiim ja võib-olla seal compliance tiimi all ongi võib-olla erinevad üksused nagu raporteerimise üksused või screening üksused, erinevad sorti üksused ja siis võivad olla mingid erinevad nagu ekstra riskitiimid, kus on ka sees inimestel erinevad rollid, et võib-olla keegi keskendubki 100% ICT riskile, nagu regulaatorid seda nimetavad. Ja siis ma arvan, igas finantsasutuses tõenäoliselt on olemas ka nagu täitsa dedicated security tiim.
meil on, et tundub väga loogiline, et see oleks nagu hästi funded tiim, kes nagu viib ellu oma siis nagu visioone ja neid tänapäevaseid security nagu riski haldamise instrumente. Siis on siseauditi roll tõenäoliselt pankades olemas, kes siis ka on nagu omaette agent, täiesti sõltumatu, käib ja auditeerib veel seestpoolt ja annab ka nagu oma hinnanguid ja soovitusi. Ja siis lisaks sellele on ka mingi üleettevõtteline selline inimeste koolitamine ja teadlikkuse tõstmine ja see võib olla tegelikult nõutud ka erinevates jurisdiktsioonides regulaatori poolt, et näiteks kõik pangatöötajad peavad mingi aja tagant läbima compliance teemalise koolituse. Ja siis on mingisugused nõudmised, et kuidas see koolitus peab olema kaetud ja ettevõtted on siis leidlikud, et nad üritavad siis protsesside abil seda ikkagi võimalikult ära automatiseerida. Ja siis vaatadki ajujahti ja erinevaid nagu saateid ja mis startupid teevad ja siis tegelikult tekibki täitsa omaette ärivaldkond, kus keegi ehitabki toolingut, et seda kõike saaks teha lihtsamini. Mul läks veits panga tegemise isu ära praegu, ma kuulsin seda rollide listi, mis kõik olemas peab olema, et ei ole päris nii, et võtad riiulist ja hakkad tegema, võtad riiulist softi ja hakkad tegema, et tundub, et inimesi on rohkem vaja kui tarkvara. Aga võib-olla siin ongi see asjaolu, et paljud need neopangad on raskes seisus, eriti viimastel aastatel, et sa pead saama piisavalt suureks, kui sa saad endale lõpuks seda kõike lubada. Ja teine variant on ka mitte hakata kohe pangaks, üldse nagu minu arust panga asutamine on nagu päris kehv idee, et statistikat vaadates üldse nagu ei soovita. Või siis tuleb nagu mõelda välja endale mingisugune strateegia, millega tegelikult nagu saadki kasumlikuks ja siis on sul nagu võimalik elus püsida ja investeerida kõigesse sellesse, et ega ta lihtne äri ei ole. Ma küsiks korra ühte teist poolt, et sa mainisid, et te teete ka nagu neid lahendusi nii-öelda B2B või teistele äridele, kus tõenäoliselt ei ehita mitte tingimata alati ilusat kasutajaliidest, vaid mingeid apisid või mingeid selliseid erinevaid liideseid, mis paneb nagu natuke teistsuguse piirangud peale, et sa kasutajaliides, selles mõttes sul on natuke rohkem vabadust seal teha mingeid uuendusi, teha kas või mõnikord mingit A/B testingut või mida iganes muud, teha uut disaini, kõike seda, et kui kasutajal läheb asi paremaks või mugavamaks, siis on kõik nagu väga tore. Aga tõenäoliselt, kui sa mingid apisid kellegile pakud, siis mida stabiilsem see on, kus üldse mitte midagi mitte kunagi ei muutu, seda rõõmsamad mõnes mõttes need kasutajad seal teisel pool on. Et oskad sa selle poole pealt midagi kommenteerida? Kui me meie ärispetsiifikast räägime, et mis me üldse teeme, idee Inbankil ei olnud ehitada panka, et idee oli tegelikult anda võimalus teiste valdkonna äridele konkureerida pankadega või pakkuda nagu pangalaadset teenust otse ja just finantseerimise valdkonnas. Et ükskõik mis äri see on, et kes iDeal, kes müüb Apple'i tooteid või Auto24, kes müüb ja vahendab nagu auto müügikuulutusi, ja kuni nagu päikesepaneeli paigaldajateni välja, kuni koolitajateni, kuni õppeasutusteni, et kõik tegelikult ju igas valdkonnas on vaja finantseerimist ja palju kasulikum on, et kui panka ei ole vahel, vaid sa saad selle teenuse anda kätte ükskõik mis teise valdkonna ärile. Ja see ei olnud väga hästi lahendatud, ma arvan. Ja siis pakumegi tehnoloogiat, aga see võib-olla integreerimise viis sõltubki sellest, kui tehniliselt arenenud või võimekas on see nagu vastaspool, et meil on 5600 erinevat äri, kes läbi erinevate integratsioonide kasutavad meid. On olemas meid kõvemad tegijad, kes kasutavadki full API lahendust, et nemad ehitavad nagu kogu UI ja kõik asjad ise ja me teeme ainult seda keerulist asja, mis on seotud riskiga ja raha kogumisega ja lõpuks nagu kasutaja
haldamisega, aga päris palju on ka neid, kelle jaoks me oleme ehitanud palju lihtsamaid integreerimise viise. Ja näiteks kõik internetipoodid, kõik internetipoodide mootorid, me vaatame umbes niimoodi, et 70% turust oleks kaetud, et seal on põhimõtteliselt 15-minutiline setup, et lisad plugina ja siis ongi sul see Inbanki lahendustel ja appidel põhinev teenus sinu internetipoes olemas ja siis saad hakata nagu edasi seadistama ja oma minipanka oma toote sisse ehitama. Et seal on mõlemat, et meie oleme pidanud nagu toimetama nii seal API tasemel, kuigi seal nendel käega katsutavatel nagu poolvalmis tükkidel või siis nagu puht nagu redirect flow'd, kus põhimõtteliselt peaaegu, et kõik peale esimese kliki toimubki Inbanki serverites. Ma arvan, tänasele episoodile tõmbame siinkohal ka joone alla. Aitäh Erik ja aitäh Erik, et minuga siin täna vestlesite, et oli tõesti põnev. Kui meie külalistel on veel ideid antud teema ümber või küsimusi, tahavad ise oma panka teha, siis tulge meie Discordi, seal saab küsida ja küll me leiame siis vajalikud või sobivad inimesed, kes oskavad neile küsimustele ka vastata. Tere tulnud on ka kõik YouTube'i subscriberid või siis ka uued episoodi ideed ja külalised, kes siis võiks järgmistes episoodides meiega vestelda. Need võite samuti kirjutada meile kas siis Discordi või siis podcast@algoritm.ee aadressile saata. Aga aitäh kuulajatele ka ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.